ella või ella. Tule sina siia või ella. Katsuj oma karjaga. Ella või ella. Ella või ella. Kui me lähme niite majje, vikatiga vihtu meie, vikatiga vihtu meie, rohtu maha, ropsi majje, rohtu maha. Majje panen pihta pihlakale, panen pihta pihlakale, kaasel soo kadakalle, kaasel kadakalle, kui on vikat nüüriks läinud, kui on vikat nüüriks läinud, mööda kiiva kända käinud, mööda kända käinud, müügerikku maada mööda, müügerikku maada mööda, koonarikku kohti mööda, koonarikku mööda, ettei lõika õlpsa esta, ettei lõika õlpsa esta, soo jõhvi jõutsa esta, soo jõhvi jõutsa esta, jätab lipsu lipendama, jätab lipendama, kaste heina karmendama, kaste heina tama, kui ei lõika õlpsa esta, kui ei lõika õlpsa esta, soo jõhvi jõutsa esta, soo jõhvi jõutsa esta, siis lähen seppa paja alla, siis lähen seppa paja alla. Vikatiivin meistri kätte, vikatiivin meistri kätte, sepp toob rauda vaasar alla, sepp toob vaasar alla, pinnib raua armutumalt, pinnib raua armutumalt. No, vikat on ikka juba iitsest ajast päris, ega heina on ju tehtud ja looma peetud ja ilma vikatita nagu ei saa seda teha. Taksi vikati teeb vägevaksi, vikati teeb vägevaksi. Meid oli 5 venda ja siis isaga läksime heinamaale viidi. Isa niitis masinaga, meie kolmekesi hakkasime siis panema, öö läbi panime ja hommikuks oli heinama maal. Ma võtan vikat ette, luisu tõmman, teise kätte luisu tõmman. Kätte ihun õige õhuksesse, ihun õige õhuksesse, teen ta hästi teravasse, teen ta teravasse. Et ta on üks selline tore pereüritus ja võib-olla ikkagi siin osalevad need, kes on mingil moel nagu vikati ja heinaütmisega kokku puutunud. Ta lõikab õlpsa esta, siis ta lõikab õlpsa esta, soo jõhvi jõutsa esta, soo jõutsa esta, aru heina peale hakkab, aru heina peale hakkab, luuha heina ümber lükkab, luuha heina. Seda on igas majapidamises vaja ikka natuke. Põõsast alt ega selle muruniidikuga ka kõik ei saa. Aga kraavikaldad ja niisugused asjad ja kui seda loodust hooldada ja selle jaoks on vikast ikka vajalik. Ella või ella, ella või ella.